Nii, et aurulaevandusele üleminekust on üks väga huvitav episood rääkida. Ütleme nii, et suhteliselt juba massiline aurulaevandusele üleminek Eesti meremeeste poolt algas peale juba enne esimest maailmasõda. Kõige esimesed aurulaevade omanikud muidugi olid pärnakad. Ja jalad sai alla seejärel Tallinna laevaühisus aastal 1911. Huvitav seik on see, et Käsmu laevaomanikudel ja purjelaevade kaptenitele viibis aurulaevandusele üleminek põhiliselt sellepärast, et vahepeale tuli esimene maailmasõda. Ja teiseks on huvitav seik see, et põlised purjelaevade omanikud, purjelaevade kaptenid, nendel oli teatud ebausk aurikute vastu ja Jüriska rääkis mulle elu lõpuni, et see aurulaev, see ei kõlba kusagile. Et sellele asjale võis alles siis tõsiselt juba vaadata, kui Käsmu purjelaevanduse isa Joosep Kristenbrun oli surnud ja 1917. aasta suvel. Ja siis ohjad Käsmu laevanduse alal sai oma kätte Kristenbruni väimes Oskar Tiidemann. Ja siis oli olukord selline, et hakati mõtlema juba aurulaevade soetamisele, aga huvitav on veel see, et ka selline väga suurte teadmiste ja kogemustega kapten nagu Rudolf Pahlberg ei pooldanud aurulaevandusele üleminekut ja veel pärast vabadussõda pani kiilu maha pärastisele Eesti ühe kõige kaunimale purjelaevale Tormilinnule ja ehitaski esimese Tormilinnu valmis 22. aastal ja oli ka kiil maha pannud juba teisele laevale, mis oli natukene suurem kui Tormilind. Kuid siiski mõtles Pahlberg ringi ja müüs teise purjelaeva puitosa palgimaterjali kõik Tallinnas ühele Eesti kalanduse alusepanijale Teodor Liimanile, kes oli Käsmu merekooli lõpetanud kaugisele kapteni kutsega 1911. aastal ja Liiman ehitas sellest materjalist omale elumaja Tallinnasse. Aga nüüd pärast vabadussõda oli juba Tallinna laevaühisus hoogsalt hakanud arendama oma laevandust ja uusi laevu juurde ostnud. Ja kui need laevad hakkasid kasu tooma, siis Oskar Tiidemann otsustas kiirimas korras ka Käsmu laevanduse lagus panna aurulaevade näol. Eks see veenas Pahlbergi ka ilmselt. Ja olles mereasjade peavalistuse juhataja, kui tuli Tallinna laevaühisuse laev Virumaa, tuli Inglismaalt ja kapten Johannes Veldbach, kellest pidi saama Käsmu merekooli õpetaja pärast vabadussõda. Aga Veldi loobus õpetaja ametist, kuna kaptenina kaugeljuhus sõites muidugi oli palgad tunduvalt suuremad, kui merekooli õpetaja palk oli. Ja tema tõi Inglismaalt sõna Tiidemannile, et nemad on tulnud Inglismaal ja nemad on Hullis näinud ühte väga ilusat laeva, endist purjelaeva, mis on ümber ehitatud aurulaevaks. Ja Tiidemann otsustas teha Inglismaa sõidu ja Tallinna laevaühisuse aurik Virumaa 23. aasta jõulude ajal laadis omale saematerjali peale Pärnus ja laadungiga sõideti enne jõulud välja, kaasas Oskar Tiidemann Inglismaale
seda laeva vaatama, millest Veldi oli rääkinud. Ja siis 2 nädala pärast, kuna Nordi meri on talvel tormine, 2 nädala pärast jõuti siis Inglismaale ja kiiremas korras sõideti Hullist raudruunaga edasi, nagu Tiidemann mäletab ja mindigi siis vaatama seda laeva ja nähti, et väga ilus endine purjekas raudkorpusega, mis on alles hiljuti saanud hea remondi, kuna isegi laeva tekk oli vahetatud, siis olid vintsid vahetatud ja losspoomid vahetatud kõik ja laev oli väga hea kerega, vaatamata sellele, et ta oli ehitatud 1877. aastal, aga kere oli nii korras, et kuskil ei olnud ühtegi raudplekki ega midagi ja saadigi kaubale kokku. Endine viljakaupmees Leets otsustas selle laeva ära müüa, vaatamata sellele, et laeva ümber konverteerimine aurulaevaks oli talle maksma läinud üle 70 000 Inglise naela. Aga kuna Inglismaal oli 23. aastal juba teatud määral kaubavedude ülekülluse laevale tõttu seisid paljud laevad ilma praahita ja siis soodsatel asjaoludel müüdi laev väga hea hinnaga, mis oli 5000 Inglise naela ja siis selle raha pani kokku Oskar Tiidemann ja siis Anton Altenbrunn, niinimetatud Loksa-Hans, kes oli ka esimene kapten Nemraki peal. Ja mindi siis juba meeskonna siis juba korjas kokku juba Anton Altenbrunn, kes läks laeva ära tooma meestega ja mehi sai kokku ainult 12 meest, mis oli muidugi aurulaeva jaoks väga vähe, aga siiski õnnestus laev Eestisse ära tuua ja mis oli väga huvitav, et Tallinnasse saabudes olid kõik mereala asjatundjad inimesed seda laeva vaatamas. Kuna ta oli purjelaeva kerega ja väga terava põhjaga ning kahjuks suure süvisega, sest tema oli laadungis, oli tema süvis juba ligi 30 jalga oli tema süvis ja kardeti seda, kuna purjelaevadel 24-26 jalga, purjelaevadel väga huvitav oli see, et ta oli ehitatud nii, Nemrak oli ehitatud nii, et ta oli ballastivaba. Purjelaevadel oli väga huvitav, see oli väga hea ehitus, kuna ballastil võetakse surnud laadungiks, mis ei too kellelegi kasu mitte midagi, võtab kasuliku laeva kandejõudu vähemaks. Ja sellega kahtlustati, kas Inglise sadamatesse saab igal perioodil sisse, kuna pidi alati rihtima tõusu ja mõõna, sellega arvestama, et kui oli mõõna algus või oli mõõna aeg, siis temaga sadamatesse sisse ei saanud, siis ta pidi reidil seisma nii kaua. Aga siiski laev otsustus väga heaks laevaks ja vaatamata oma nõrgale masinale, talle oli küll järgi jäetud staakseil ja veel 3 kahvelpurjet ja tema tegi 8-9 sõlme, kui oli soodustuul oli, aga masinaga umbes 6 sõlme, kui tuul vastu ei olnud. Ja huvitav on seda märkida, et kui teised aurikud võimsamate masinatega tegid, ütleme, siit Tallinnast reisi Inglise sadamatesse 7 ööpäevaga, siis Nemrak tegi 8 ja kõige hiljem 9 ööpäevaga. Nii et eriti suurt vahet sellel ei olnudki. Aga mis talle tegi suuri ökonoomia oli see, et ta kulutas sütt palju vähem kui siin ütleme 800-1000 hobujõuliste aurumasinatega. Aarikud kulutasid ööpäevas sütt, söe kvaliteedis 20-25 tonni sütt, siis Nemrak kulutas ainult 8 tonni sütt ööpäevas. Poole peale. Ja see andis rohkem kui poole rahalist kokkuhoidu andis. Ja väga õnnelikult
hakkasid temaga siis esimesed reisud peale ja Anton Altenbrun sõitis taga nii, et ei olnud avariisid ega midagi ja juba 1 aastaga ta teenis juba oma ostukulud tasa ja juba oli jäänud isegi 2000 naela üle, nii et kui 5000 naelatast maksti, siis juba ta oli juba siis teeninud, juba 7000 naela oli teeninud juba aastaste pidudega ära. Ja niimoodi siis 24. aasta alguses hakkas Nemrak sõitma ja 25. aastal teenis veel raha juurde ja siis juba plaaniti osta küll 2 aurikut, aga nii soodsalt enam 2 aurikut ei saanud ja järgmise aurikuna osteti juba Hilda. Ja Hilda oli oma mahtuvuselt väiksem laev, kui Nemraki teedveit või kandejõud oli 2600, siis Hilda kandejõud oli 1600 oli. Ja asjalugu oli see, et sellistel metsavedudel, kus tuli Inglismaal sõita mööda jõgesid ja mööda kanalid, üks peamine metsaveo kohti oli Manchesteri linn Kesk-Inglismaal ja sinna sõiduks ja tagasi sealt kulus palju aega, siis Hilda ei olnud alguses arvati kuigi soodne laev, sest tema hind oli ikkagi 9000 Inglise naela, mis oli selle laeva suuruse kohta küllaltki suur raha. Mul vanaema ütles ju selle kohta, et see Nemrak panigi nagu pani aluse ja julgustas just, eks oli ta, et kui ta nii juba 1 aastaga sellise kasumi tegi ja sealt saadi juba esimesed rahad ja sealt tekkis see jah. Ainukene asi oli see, et kuna ta oli nagu aurulaev ja samaaegselt ka purjelaev, siis ta meeskond oli siiski natukene suurem kui tavalistel aurikutel. Tavalistel aurikutel siin kuni 2000 tonni teedveit oli meeskonna kuskil 17-18 inimest, aga vot Nemrakil pidi tekkimehi olema rohkem, kuna mis aurikul ei olnud purjeid, nii temal või olema tekkimehi, kes veel purjediga veel tegelesid peale kõige muu. Purjemeistri ka ja niimoodi temal oli siis mees 20-22 meest on temal peal olnud jah, Nemrakil. Mis aastani ta sõitis üldse? Nemrak sõitis vahet pidamata kuni 39. aastani. Nii kõvasti. Ja huvitav seik on see, et põhiliselt sõitis ta 2 kapteni all. Kui 30. aastal osteti Hollandist väga moodne aurik Sigrid, siis Sigridi peale läks Anton Altenbrun kapteniks ja tema asemele Nemraki peal tuli Eduard Christenbrun, kes sõitis temaga lõpuni. 39. aastal ta toodi viimaselt reisult tulles, tuli ta Stockholmisse ja Stockholmis tehti itaallastega leping, ostumüügileping ja ta müüdi küllaltki hea raha eest müüdi ära niimoodi, et 39. aasta navigatsioon, tal oli viimane navigatsioon ja ta jäi Stockholmisse seisma jäi. Ega sõitis pikalt siis ikka, kui ta nii vana laev oli, jah? Ja ta on itaallaste käes veel sõitnud ja sõja ajal ta on jäänud itaallaste käest, on sakslased tema ära võtnud ja sõjaaeg ta on veel sakslaste käes sõitnud. Ja ta on seisnud ühes Saksa sadamas, kas Kiilis või Hamburgis, kui sõja lõppu päevadel 45. aasta mais liitlaste lennuväe pommitamisel ta kai ääres sai tabamuse ja hukkus. Vaat nii, et see laev oli teenindanud väga mitut riiki ja mitut peremeest. 100 aastat kokku ei saanud, aga see oli huvitav küll. Aga see Hilduri asi, et see Hildur oli siis teine laev, jah? Ei, Hildur oli üks viimastest laevadest. Hildur, kui 38. aastal
ütleme, KLO kaotas 2 aurikut, kui aurik Hilda jooksis metsalaadungiga Rootsis Nordkvarkenis tormiga karidele ja aurik Lenna hukkus orkaanis Nordi meres Borkum rihmi lähedal. Siis nende kindlustusrahadega ja osad muidugi pandi juurde raha ja osteti 2 uut aurikut. Ja Hildur, mis oli suhteliselt uus laev, oli ehitatud 24. aastal, oli ehitatud 14. aastal oli ehitatud Norras metsaveolaevaks. Ta oli seleda tekiga ja hästi kõrge valsboordiga metsaveolaev oli. Ja ta oli üks KLO suuremaid laevu, kuna tema teedveit oli juba 3000 oli ja metsalaadungiks ta oli väga sobiv, kuna ta laadis peale natukene üle 1000 standardi. Palju see standard oli, räägi sellest? No nimetati rahvusvaheline standard, see on meresõidu mõõtühik, see on 5,1 tihumeetrit puitu ehk jälle inglaste mõõtühikutes 180 kuupjalga, mis võrdub 5,1 tihumeetriga. See on üks standard ja no kui me korrutame selle 1000-ga, siis ütleme 5100 tihumeetrit. Ja see on ikka väga ilus kogus metsa. Aga laseme järjest nüüd järgmine peale Karmeni või Nemraki tuli siis Hilda, ma eksisin selle juurde. Jaa, osteti Hilda ja Hilda oli küllaltki kallis laev ja oma suuruse kohta, kui nii vaadata, sest tema teedveit on kusagil seal 1600 ja netoregistrid temal on, mahtuvust on temal natukene sutsukene üle 600. Kus te ostati? Tema osteti minu teada Taanist, kuna ta nimi jäi nagu muutmata jäi. Ja tema peal on siis esimene kapten on olnud Gustav Bruun jälle, Aadami Kusti. Ja ei, nüüd ma eksisin. Aadami Kusti oli Lenna peal. Tema peal oli esimene kapten oli Gustav Kristenbrun ja Ässa Kusti. Ässa Kusti oli. Ja Ässa Kusti oli tema peal esimene kapten, aga ta oli mõeldud ka metsaveolaevaks ja ta oli väga soodne oli taga käia Soome sadamates, Soome saarte vahel madalates sadamates, temaga sai igal ajal sinna väga hästi pääses ligi ja väga hea oli taga vedada metsa, siin kaptenid rääkisid, et oli Uurast, no Uura on nagu Viiburi eeslinn või eessadam, seal toodi, kes tulid Uurasse, siis Uuras toodi Viiburist toodi mets praamide peal, toodi alla ja praamide pealt laeti metsa, aga Hilda oli madala süvisega ja tema ei olnudki Uurasse minna, tema läks ka Viiburisse sisse ja jäi see praamidega vedu ära ja kohe kai pealt teda laaditi. Ja laadimistöö käis tal hästi kiiresti käis. Niimoodi, aga Hilda teenis väga hästi, Hilda teenis ennast väga hästi, niimoodi, et ta teenis ka juba ennast 1 aastaga tasa, väga huvitav ja jäi isegi natukene järgi veel raha. Ja nüüd kolmas aurik on... Aga kui kaua ta sõitis? Hilda sõitis nii kaua, kuni 38. aasta hilissügisel kapten Fählmanni juhatusel Rootsi sadamatest läks metsalaadungiga Inglismaale ja ta on Nordkvarkeni, seal on Botnias on Nordkvarken, on põhjakarid ja Süüdkvarken on lõunakarid seal. Võt tema seal läks kaljudele ja räägitakse, et masina avarii tõttu
ja ketid pole pidanud kaljude peal. Aga huvitav on sellest, et mereprotesti sellel avarii puhul riigi arhiivis ma leidnud ei ole, aga ajakiri laevandus, Eesti laevandus 38. aasta novembri laevanduses kirjutatakse tema avariist küll, kuidas ta on ja tegelikult päästmise raha nagu päästelaevadele maksta ei olnud vaja, kuna laev jäi päästekompaniide kätte kogu oma laadungiga ja üks Soome ja üks Rootsi päästelaev on ta karidelt maha tõmmanud ja on sadamasse viidud ja mets isegi pealt maha võetud. Aga kuna remont ei ole enam tasunud ära, kuna remondi maht oli nii suur, siis avarist jäeti, päästekulude katteks jäeti. Aga kindlustusraha toetusel muidugi asuti ostma järgmist laeva ja järgmine oli? Ja nüüd järgmine laev on Linda. Ja see on siis huvitav Linda, 2 L-iga Linda ja Lenna on mõlemad on ostetud ühel ja samal aastal. Nemad on mõlemad ostetud 26. aastal, teine on aasta alguses, teine aasta lõpus. Aga Linda on järgmine laev. Kelle naine see Linda siis oli? Naiste või tütarde nimed pandi ikka? Arvata võib, ma olen siin uurinud neid naiste nimesid käsmus, aga paistab, et Linda on Nikolai Tiidemanni kõige vanem tütar ja siis tema on abiellunud ka kapteniga, meremehega ja Käsmu merekooli õpilasega ja juba tema nime järgi arvata võib on see pandud see nimetus ja vot selle laeva ta on natukene Hildast suurem, aga tema on kiirekäiguline laev. Tema on vaatamata oma väiksusele, temal on 700 hobujõuline masin peal olnud ja tema on ka juba 9 sõlme kiirust teinud, mis tolle aja laevade kohta on küllaki hea kiirus. Ja temal on esimene kapten olnud jälle Gustav Bruun olnud, väga huvitav, mis on. Ja tema nimi, ta on Saksamaalt ostetud ja tema nimi, tal on ka mitu nime enne olnud, aga viimane nimi oli Alt Heidelberg oli temal oli ja seda kasutati ka põhiliselt nagu metsaveolaevana ja siis juba talvisel ajal on siis, kui Läänemeri on jääs olnud, siis teda on kasutatud Bristol kanali ja Prantsuse sadamate vahel niimoodi kõik vajalikud veod, mis on vaja Prantsusmaa ja Inglismaa vahel talvisel ajal vedada. Seal oli palju teisi käsmaavarikud ka veel hiljem ametis talvisel ajal. Aga temaga on mitu korda juhtunud, kuidas ütelda, ebasoodsaid olukordi, kuna ta on 29. aastal ta on jäänud raskesse jäävangi ja huvitav, jäävangi on ta jäänud Taani sundis ja on nii kõvasti vigastanud oma 29. aasta talvel. On sõukruvi või vinti on vigastatud niimoodi, et teda remontiti Kopenhaagenis ja veel hiljem oli sunnitud remontima hoopis Hulliski Inglismaal. Niimoodi, et see on siis selle aasta laev kasumid ei toonud, et tema remondirahad on läinud siis nagu selle remondi katteks kasumirahad on läinud. Aga tal on veel olnud üks hiljem kokkuvõrge. Taani sundis ühe Marienhamni purjelaevaga, kus nad on mõlemad saanud parasjagu kannatada ja kas see on see Pommel või? Ja, need on mõlemad kannatada saanud. Ja Linda sõitis nii kaua kuni 11. veebruari 1940, kui käis juba
Saksamaa ja Inglismaa vaheline allveesõda ja Linda on tulnud Inglismaalt tulnud söelastiga ja 11. veebruaril 1940. aastal on keset Nordi merd Saksa allveepaat teda torpedeerinud ja sel ajal oli kapteniks oli Georg Väelmann, esimene tüürimees oli Gustav Bruun Laurimäe talust ja teine tüürimees oli Seljaku Max Kann. Aga meeskonna päästis see, et nad olid Inglismaalt koos Rootsi laeva Birgittaga ja nad on üksteist silmas pidanud, aga kuna Rootsi oli erapooletu riik ja Rootsil nagu ei olnud ohtu, et Saksa allveepaadid võivad teda rünnata ja see oli päikeseloojangu eel, kui Linda ära vajus ja Rootsi laev topas käigu ära, tuli juurde ja lasi päästepaadid alla ja korjas meeskonna veest üles. Aga kapten sai pihta seal vist või? Jaa, kapten esimene tüür, teine tüür said mõne. Esiteks Väelmann on sillas olnud, ta on saanud raskelt põrutada ja ka haavata saanud, näkku saanud. Näkku sai vist? Haavata jah, Väelmann on saanud. Nii et Väelmannil ei ole nagu õnne olnud, kuna Hildaga, olles Hilda kapten, juhtus Hildaga avarii ja Hilda hukkus ja teine laev läks alt ära nüüd Linda tema alt ära läinud. Ja siis tuleb juba Lenna on juba suurem laev. Linna on Inglismaalt ostetud ühelt pankroti läinud firmalt ja võib arvata, et soodsatel asjaoludel, kuid siiski Lenna ostuks 26. aasta lõpus on siiski Tiidemann on palunud riigipangalt laenu, kusjuures laen eriti suur ei olnud, kuna pool raha oli juba laevakompaniil omal olemas. Ja, mis ta maksis? Ja tema hind ei olnud väga kõrge. Tema hind oli 7000 naela ümber, kuid ta nõudis ümberehitust. Konkreetselt ei ole dokumentides räägitud, mis seal ümber ehitati, aga Tiidemanni seletuse järgi on ümberehitus läinud Inglismaal maksma väga küllaki suure summa ja see on läinud maksma ligi 6000 naela on maksma ümberehitus läinud. Ja siis tema ost on vormistatud Lõuna-Inglismaal. Gustav Bruun on olnud volitatud isik siis laeva ostma notaariuse juures ja Bristol kanali lõpus, viimane linn, ütle, mis see nüüd on? Mina ei tea küll, mis see võib olla. Bristoli lõpus. See on Walesi piirkond, seal on Bristol kanali ääres on palju linnu, Swans aga see on seal kõige lõpus on. Ja seal on Gustav Bruun on vormistanud ja see notari tasu oli isegi 700 euri. Need oli küllalt kõrge ju. Ja 700 euri ja aga Lenna oli juba suurem laev. Huvitav on see, et kui nüüd võrrelda tema mahutavust ja siis kandejõudu, mis on küllaltki suured, sest tema mahutavus on juba olnud ligi 1600 brutoregistrit ja teedvõit on olnud 2800. Aga väga huvitav, et näiteks lauamaterjali ta on peale võtnud ainult 650 standardit millegi pärast, sest teised sama suured päevad on juba 900 standardit ja rohkem peale võtnud. Ja võt seda fakti olen mina otsinud kõigelt, milles see viga oli. Et tal oli küllaki suur tehnilised
ikkagi üle keskklassi laev, aga siis. Mis oli siis, masinaruum oli nii suur siis või? Ei, vot, või on ta mõne muu veolaev olnud ja siis on ümber kohendatud nagu metsaveoks, on ümber kohendatud, hiljem ümber ehitatud. Kuna Tiidemann märgib ära, et ümber ehitus on läinud nii kalliks, nii et samagi laeva ostmaks siis. Aga tema lõpp oli kurb sellega, et ta orkaanis 38. aasta hilissügisel jäi metsalaadungiga, läks orkaanis vesi lasti, laadungis laev ja uppus ja kapteniks on peale olnud sel ajal Karl Heinmaa, esimene tüürimees on olnud Ferdinand Eindloon ja siis see on nüüd juhtkonnameestest ja mis jäi minule huvitav silma arhiivis, ma leidsin Munsterolli ja minu onupoeg Walter Kaamann on olnud teine meister olnud seal, sel ajal peal olnud. Ja Saksa kauba- ja reisilaev Pioneer on tema meeskonna ära pääsnud ja sellest on huvitav, et see oli nii harukordne päästeoperatsioon, kus möödaminejad aurikud keegi käiku maha ei võtnud ega keegi avaristile ei lähenenud, aga Saksa reisikaubalaev võttis käigu vähemaks ja lasi paadi alla ja laeva esimese tüürimehe Kelleri juhatusel on lennameeskond päästetud olnud. See oli vist Euroopas niisugune tuntud uudise. Jaa, seda kirjutasid kõik Euroopa lehed. Ja see oli ühes raamatus, kus oli ka, midagi oli 100 avariid või midagi selle sarnast. Sellest on ju maal tehtud ja piltki on, kus ta vette läheb, eks ole. Meeskond oli külje peal tal. Sest see esimene tüürimees Keller, Saksa reisikaubalaeva Pioneer meeskonnast ta riskis oma meeste eludega, sest sellise orkaaniga võisid ka nad ise hukkuda, kõik võisid. Väga tubli, väga harukordne ja. Seda jah, see oli jah, Euroopas oli see uudis. Seda kajastati ajalehtedes ja laiemalt. Ja. See oli Lenna, jah. Lenna, jah, ütleme, et siis Lenna järgi. Neljas oli see. Ütleme, siis nüüd on siis Nemrak 1, Hilda 2, Linda 3, Lenna 4, 5 tuleb juba minna. Ja see on nüüd aasta 1930, aga Lindaga on väga huvitav lugu või mitte Linda nüüd Minnaga. Esimene kapten on seal Rudolf Paalberg ja ta ristib laeva oma naise nimega ja huvitav, et see on üks väga moodne laev olnud ja ta on ehitatud võrdlemisi uus. Ta ei ole 10 aastat vanagi ja seal osanikuks jääb veel üks inglane, Kutting jääb veel ise osanikuks sinna 30%-ga. Kes müüs siis või? Kes müüs selle laeva ja kuna tema loeti sellel ajal, kui ta minna saabus Eesti lippu alla, ta loeti kõige moodsamaks Eesti aurikuks. Ja nii, et tema oli siis oma tehniliselt sisseseadet oli juba väga kaasaja aurik. No ma unustasin vist ennest ütlemata, et me rääkisime siin 38. aastal hukkunud laevade asendamisest, et Hildur, 2 laeva osteti selle jaoks, et Hildur oli ehitatud Norras 14 ja Signe juba 24. Ühe aastaga osteti 2 laeva osteti. Osteti 30. või? 38. Aga minna osteti 30.
30 ja minna saabumisega tuleb nüüd jälle nagu üks uus ajajärk. Kuna ta on nii moodne laev, siis minnat on saanud juba kasutada siis no ütleme igasugustel muudel vedudel. Näiteks teda on kasutatud talvisel ajal ka Lääne-Aafrikast maapähklite veol. Ja see pilt on, see laadimise pilt on ja käsitsi veeti seljas. Ja nemad on Ekvatoriaal-Aafrikast. Nemad on vedanud maapähkleid Prantsusmaa šokolaadi ja nende tööstustele ja see oli väga rahaline ots oli ja see oli hästi maksetud ost ja teenis selle ostu ära, aga nüüd on väga huvitav, kui hakati minnat ostma, siis oli Riigipangaga olid sellised suhted, et kirjutab Oskar Tiidemann Riigiarhiivis on näha, et see oli kallis laev oli, ta maksis juba üle 14 000 naela, suuruselt ta ei olnud väga suur laev, tema teedveit oli kusagil 2200, aga siis brutoregistertonne on kuskil seal 800 ümber tal. Ja nüüd on niisugune asi, et on olemas, kuna paistab, et Tiidemann on tahtnud järgmist laeva juba kohe kiiresti osta ja väikene võlg on jäänud KLO-l Riigipangale, aga Riigipank on vahepeal intressid, laenuintressid on nüüd tõstnud üles 6%-lt 9%-le ja Tiidemann palub seda võlga, mis KLO on võlgu Eesti Riigipangale, palub seda võlga natukene pikendada ja intressid muuta selliseks, nagu nad olid, vähemaks võtta. Ja seal Tiidemann toob näiteks oma kirjas Riigipangale, ta toob seletuse, et KLO laevade koguväärtus ületab suuresti selle väikese võla, mis nad on Riigipanga ees ja nad garanteerivad oma laevadega seda riigivõlga, kuna nende laevade müümisel saaks selle võla mitmekordselt kätte. Ja, aga nüüd läheb kiiresti uuesti edasi ostudeks. Juba 30. aastal ostetakse jälle Taanist uus aurik, juba sama aasta lõpus Sigridi nimeline aurik. Ja vot see on juba ka kaasaja kohta väga moodne aurik. Tema on ostetud Taanist ja juba fotodel väljanägemise järgi võib juba öelda, et see on juba tolle aja kohta kaasaegne aurik on ja ta on suur aurik. Nii et tema teedveit on juba 3000 ja need brutoregistrid juba on siis, seal on juba tublisti üle 1000 ja nüüd ta on kiirekäiguline laev, tal on 1000-jõuline masin peal ja esimene tema kapten on Anton Aldenbrun ja see laev toob kiiresti, vaatamata kriisi aegadel, ta toob kiiresti KLO-le palju raha sisse, nii et KLO saab oma võlgasid Riigipanga ees väga vähendada ja plaanitakse jälle uute laevade ostusid. Kuna Sigrid on oma ostuvõla on tasunud ära vähem kui aastaga ja teenib juba puhaskasu teenib, vaatamata sellele, et 30. aastat on juba kriisi aastat ja juba palju laevu seisab juba Tallinna laevaühisusel seisab 31. aastal 7 aurikut kai ääres, kuna ei ole prahtisid, ei ole. Aga Sigrid leiab intensiivset kasutamist, aga siiski ühe talve ta on pidanud olema Tallinnas seisma
ja siis Tiidemann põhjendab seda, et mitte laadungite puudumise tõttu, vaid väikese remondi tõttu, mis tema on Tallinnas seisma jäänud, remondimehed on peale tulnud ja meri on kõvasti jäässe läinud ja ta ei suuda Tallinnast välja murda enam, kuna jää on kaugel ja väga paks jää, nii et 32. aasta, 31 vastu 32 ta seisab Tallinnas Veeteede Ameti ees, seisab kai ääres. Nüüd juba siis, vot see periood 31 kuni 35, nüüd ostetakse siis Minnale järgnevalt veel ja Sigridile Maria, Sigridi ma nimetasin, Maia-Maria Minna oli esimene, Maia-Maria Minna ja üks laev on mul veel nimetamata. 5 laeva ostetakse vot selle 5 aasta jooksul. Millega Paalberg läks? Paalberg läks Minnaga, Sigridiga läks Anton Altenbrunn, Mariale läks Gustav Bruun, Gustav Bruun kapteniks peale ja nüüd on vot huvitav asi, aga huvitav, kus siis nüüd Sorru sassi jäi, milline laev see tema laev oli. Sest nüüd ostetakse ju veel Elna. Ja Elna ostetakse Pihlakas ja Koo käest ostetakse ja Elnale saab kapteniks saab Aleksander Lepp-Viikmann ja tema on juba KLO suurim laev, tema deadweight on 5300 ja üle 3000 brutto on ja teda metsaveole ka siin sadamates ei saa tarvitada, ta suunatakse juba kaugetele reisidele, teda üüritakse või antakse Time Charterile inglaste kätte, ta käib Lõuna-Ameerika ja Inglismaa vahet, toob Kuubalt suhkurt, Siildist veab Guanot, seda linnusõnnikut veab sealt ja niimoodi ongi, et Elna on väga vähe käinud siin Läänemeres, vot need aastad ja kui tuleb sõda, hakkab peale, juba 40 aasta sõjaaeg ta seisabki Londonis, juba seisab. Ja Londonis tema, vot sel ajal, kui Inglismaa on võetud Saksa allveelaevade poolt blokaadi, siin Londoni pommitamise ajal tema saab tabamuse ja läheb kai äärest 3. luuki saab tabamuse. Ja ta vajub kai ääres ära Londonis seistes niimoodi, et teki ehitused on veest väljas, aga siis laeva korpus on kõik vee all on. Aga tema saatusest see on pikk jutt, mis temast hiljem sai. Ja nüüd on siis Elna sõidab välissõitudes ja nüüd 37. aastal, 37 upub Tormilind, Paalbergi Harri paneb ta Soome rannas kaljudele. No sellest on väga pikk jutt räägitud ja igal pool kirjutatud. Ja 38. upuvad siis Linda ja Lenna kahekesi ja nüüd ostetakse veel enne sõja peale hakkamist ostetakse 2 laeva korraga ja ostetakse Ella ja Signe. Signe oli see viimane. Kõige viimane ja mis jäigi nagu meil. Ella peale saab kapteniks. Ella toob ära Inglismaalt Eduard Lepni, aga läheb Erich Lepni läheb kapteniks ja Erich Lepni jääbki tema peale kapteniks ka pärast natsionaliseerimist. Ja kõik need natsionaliseeritud laevad lähevad punalippu alla ja väga kurb lugu on see, et me oleme vist rääkinud seda, et 40 aasta pärast 11. veebruari Linda hukku KLA juhtkond annab kõikidele laevadele merele raadiogrammi, et laadungid maha panna kokkulepitud sadamatesse ja ballastis tulla
Rootsi tulla, et sõjajalust ära tulla ballasti Stockholmi. Ja nii nad saavuvadki kõik Stockholmisse niimoodi, et Signe jääb Ameerikasse, Hildur jäi Taani, Sigrid jäi Taani Koksjõe sadamasse, aga nad tuuakse hiljem ära, aga Maria, Maia, Minna ja juba eelnevalt on Stockholmis on Nemrak jõutakse ära müüa, enne riigipööret jõutakse ära müüa itaallastele. Ja vot need laevad nüüd, keda ma praegu lugesin, Maia, Maria, Minna, nemad jäävad Stockholmisse. Ja kui 40 aasta suvel on riigipööre, siis need laevad natsionaliseeritakse ja hakkavad sõitma punalippude all. Ja väga huvitav on see, et ka Hildur antakse välja ja antakse välja, taanlased annavad välja Sigridi ja hakkavad ka punalippude all sõitma. Ja nüüd on niisugune asi, et hakatakse vedama 2 suurt sõpra omavahel, Nõukogude Liit ja Saksamaa. Nende vahel hakkab intensiivistub väga suur kaubavahetus ja käsmuaurikud hakkavad vedama Leningradist vilja Saksamaale. Ja Saksamaalt tuuakse, ja huvitav on see, et Saksamaalt tuuakse vastu metalli ja masinat ja sütt ja tuuakse Saksamaalt vastu. Ja kõik see kestab nii kaua, kuni sõbralikult omavahel, nii kaua kuni 41. aasta, muidugi 22. juunini, kui algab sõda. Ja nüüd on niisugune asi, et Hildur on Saksamaal, Saksamaa võtab laeva nagu sõjasaagina üle, ta lossimisel Saksamaal meeskond interneeritakse ja Sigrid võetakse üle, on samuti Saksamaal, sakslaste poolt ja nad mõlemad hakkavad sõitma Saksa lipu all, nii Sigrid kui Hildur. Signe on Ameerika Ühendriikides ja Elna on Londonis ja Maia, Minna, Maria jäävad Nõukogude Liidu kätte ja viiakse Leningradi ja elavad Leningradi blokaadi jäävad. Aga blokaadi ajal veel Maia tuuakse Leningradist välja ja ta käib toomas 41. aasta hilissügisel detsembris Hangö dessanti ära toomas. Hangöst viiakse, Peterburi viiakse. Vene sõjavägi tuli ära. Ja Maria seisab blokaadis ja siis Minna käis ka. Minna tegi ka reisu Vene sõjaväge ära toomas, aga siis on juba muidugi Vene meeskonnad peal. Aga Sandbank on veel peal olnud, kui käidi toomas ära, kui toodi ära. Nad on käinud 2 reisu käinud, nad on piiramisrõngas olevast Leningradist on juba välja tulnud ja öösel, kuna väga hea Valga või ta oli väga hea käiguga, Maia oli pärast Valga nime all pärast seda. Tema on teinud 12 sõlme kiirust, nii et tema videviku ajal mindi Peterburist välja, talvine päev on lühike ja keskööpajal umbes mööduti jumindalt ja Saksa kaugelaskepatereid on tulistanud niimoodi Ropsu merele tulistanud on. Ja nemad on jõudnud siis järgmise päeva hommikuks jõuti juba Hangöösse, seal võeti 3800 meremees või sõjaväelast peale ja juba järgmine öö tuldi, juba tagasi tuldi. Nii et nendel on, Padu rääkis, et 4 traali on ees sõitnud, majakad ei põlenud ja nendel olid pinnatraalid, paaris sõitsid niimoodi ees, et pinnal võivad miinid ära lõigata.
ja ühelgi laevakäigu tulesid ei olnud, ainult sinine tuli oli igal ühel ahteris niimoodi, et üksteisele otsa ei sõidaks, kolonnis niimoodi, karavanis niimoodi sõideti. Aga nimed pandi neil pärast sõda alles uued ja? Minna sõitis väga kaua veel Minna nime all, jah. Hiljem ta oli Valga nime all, ei, Maia oli Valga nime all, aga Minna sõitis Minna nime all lõpuni, Tartu oli, enne lõppu oli Tartu. 51. aastal, kui mina olin reservis, merelaevanduse reservis ja reservis suunati meid laevadele tööle ja kuna ma olin kütjana reservis, siis 51. aasta suvel käisin puhastamas Minna katlaid. Minnal oli 2 tulega katelt olid kõrvuti, olid Minnal seis. Ma teadsin küll, mis laev see on ja. Aha, tundsid laeva ära? Ja ma tundsin laeva ära ja. No ja siis katlatööst võib veel rääkida, aga see lugu, see Palbergi lugu, see Ameerikas, see oli ju, tema ei andnud seda laeva venelastele üle, pani Ameerikasse. No ja seal Nõukogude Liidu esindaja on tulnud peale, kelle ta on laevast välja visanud ja pärast oli Ameerika Ühendriikides oli kohus, sest Nõukogude Liidu laevandusfirmadel olid Ameerikas oma esindused ameeriklaste näol. Ja see oli Sofrakt oli selline nagu Nõukogude Liidu laevakompanii oli ja selle esindajad olid Ameerika advokaadid, kes esindasid kohtus. Ja nad olid muidugi Nõukogude Liidu palgal olid ja seal ta üle peeti kaua kohut korduvalt, aga siiski seda Ameerika Ühendriigid välja ei andnud, kuna laev läks Ameerika Ühendriikide riigi valitsuse kätte ja sealt ta sõitis Hondurase lippu all endiste laevaomanikude juhatusel ikkagi sõitis ja seda ei saadud kätte. Tema oli ka Käsna laevajuht üks suurimaid, sest tema teedveit oli 3200 oli, ta oli umbes, Maiaga peaaegu natukene suurem Maiast oli. Aga siis Signe ja Maia ja Hildur, nemad olid jah selle koha pealt väga, kuidas öelda, tarvilikud laevad, kuna nad olid kohandatud metsavedudeks ja kui loeti, et on väga hea, kui kuskil 2000 brutone laev võtab peale 800 tihumeetrit, 800 standardi, nemad võtsid peale üle 1000 mõlemad kolmekeisi ja siis Sigrid võttis peale 960, natukene alla 1000 ja. Aga Tiedemanni laevad sõitsid ju, olid ju veel renditud, olid Nõukogude Liidule renditud või? Jaa, kui natsionaliseerimine käis, siis oli väga huvitav see, et kuna Nõukogude Liit kartis kindlasti väga, et kuna need ei ole Nõukogude Liidu laevad päriselt, nad on nagu omanikude käest nagu konfiskeeritud, kui õige nimega ütelda. Ja siis otsekohe pärast natsionaliseerimist kästi need laadungid, mis nüüd praegu peal on, ära anda ja tulla tagasi kohe Sofrakti käsutusse. Aga see oli Nõukogude Liidu firma oli. Aga mida ma pean ütlema, et õige on see, mis sa küsisid, vaat selle pärast, et 37. aastal, juba 36. algas ja 37. Nõukogude Liidul oli oma kaubalaevastiku tonnaaž väga väikene ja umbes 65% Eesti laevaomanike keskmist klassi, nii 2000 laevu, Sofrakt võttis oma teenistusse, need laevad teenisid väga hästi ja põhiliselt, millega need kuni 2000 laevad, Eesti laevaomanikud ja laevad ja väiksemad teenisid väga head raha, oli see,
et nemad tegelesid saematerjalide väljaveoga Venemaalt Inglismaale. Leningradi sadamas oli selle jaoks üks sadamarajoon kohandatud, nimetati Lesnoi port, mis oli import, just mõeldud saematerjalide väljaveoks. Ja teised väga suured saeveeskid ja väljaveosadamad olid siis Barentsi mere ääres põhjas. Arhangelsk seal oma kõrvalsadamatega ja Murmansk, kus käis metsavedu, käis Inglismaale ja selle eest Inglismaa maksis muidugi Nõukogude Liidule valuutas ja laevade omanikud teenisid väga head kasumid, kuna laadungite puuduse tõttu need laevad ei kannatanud. Nad sõitsid põhiliselt juba 36, 37, 38, 39, kõik sohvpraati käsutuses. Umbes 65% Eesti laevadest sõitsid ja ainult vaata need, ütleme, suured laevad nagu Bergmanni ja Co ja Käsmu-Eelna, ütleme Bergmanni ja Co, Keila, Koidula, üle 6000 olid need. Ja siis Kajak, Tallinna laevaühisuse 6000 ja nemad olid inglaste kätte antud ja inglased sõitsid nendega Inglismaa ja Lõuna-Ameerika vahet. Nad vedasid vilja, vedasid Argentiinast Inglismaale ja nemad olid sinna antud need suured aga siis kohati oli veel muidugi sellist vedusid, mida ma maininud ei ole, mis oli väga rahaline vedu oli, aga neid laadungid ei jätkunud kõikidele, kuna pabermassid, tselluloosi vedu käis Tallinnast välja, kas Saksamaale või Inglismaale ja selle laadungi veod olid väga hinnalised veod olid. Tallinnast võeti? Jah, Tallinnast võeti peale. Vot sellega teeniti väga head kasumid, teeniti sellega. Inglismaal viidi propse veel? Ja kaevanduste toestamiseks ja Käsmu rannaski viidi neid. Ja neid oli kordumalt, ma mäletan enne kui sõda hakkas peale, siis Käsmu rannas vähiliivul ja suure liivul olid 1000 tihumeetrit kooritud propse oli valmis pandud. Koorituid, jah. Ja pikad pinud olid, vähiliivud suure liivuni olid, pikad pinud olid kõik. Need olid kooritud niisuguse keskmise jämendusega männid, 3 meetrit pikad. Ja see vaik oli, kõik oli tardunud peal pärast koorimis, nagu vahakoorega oli kaetud kõik. Ilma oksteta, niisugused siledad männid kõik, väga ilusad. Valitsuse vaheaegadel külarahvas vedas kütteks omale neid. Need jäid jah, Inglismaale viimata. Ja. Aga sa võiksid veel rääkida sellest katlatööst ja sa oled seda lähemalt näinud, et kuidas see katlatöö käis seal ja... No kütjatöö on üks raskemaid töid üleüldse, ütleme, aurulaevade juures. Vanasti, kui olid sööküttel laevad, siis lühidalt öeldes katlatöö oli selline, et ütleme, šotikatlad nimetati, silindrilised katlad, šotikatlad. Need šotikatlad pidid olema 24 tundi päevas auru all. Neid ei tohtinud kunagi niimoodi, jah, aur lasti alla, jahutati maha ainult katla puhastuseks. Ja see katla puhastus käis ainult teatud arvu töötundide järgi, mis ei olnud väga tihti, võib-olla aastas 1 kord või 2 korda. Sest kateldesse, ütleme, selle katlakivi tekkimise vastu anti depooni, see oli teada. Ja siis igas vahis, kui palju, siis vahimehaanik segas selle ära ja see anti insektoriga anti katlasse ja siis teatud ajavahemiku järgi siis hakati puhuma läbi. Igal katlal oli alumine läbipuhe, ülemine läbipuhe. Niimoodi, et tööliin on vaat see veeliin, vot need kuumuspinnad, ütleme leektoru, kus on temperatuur, kus toimub risti peal vee põlemine, süte põletamine, see on kõige kõrgema temperatuuriga. Nüüd leektorudes ära põledes, ta läheb juba, liigub edasi suitsutorudesse. Läheb tulekarpi leektorudest, sealt tulekarbi seinast tulevad suitsutorud, nad tulevad tagasi esimesele frondile
ja lähevad teist poolt tagasi, siis alles pärast seda lähevad korstnasse üles lähevad. Vot iga merekäiguvaht pidi peale selle, merevaht oli 4 tundi ja meresõidus oli 3 vahti, 3 tundi, 4 tundi oli 3 vahti, 4 tundi olid katla juures, 8 tundi olid meres vaba olid. Ja nüüd arvestada sellega, et olenes söö kvaliteedist, oli kirgemaid ja raskemaid asjaolusid kütta. Aur tuli hoida margis, nimetati mark. Ja manomeetri peal on punane joon. Näiteks vanematel kateldel oli 8 atmosfääri, natukene uuematel kateldel oli 15 atmosfääri ja veel uuematel kateldel oli kuni 16 atmosfääri oli töösurve, mis tuli hoida vastavalt sellele, kuidas masin töötas, kas täiskäigul või kui käiku vahetati, vahepeal või väikese käiguga sadamasse sisse välja minnes, siis läks see, kütmise intensiivsus jäi vaiksemaks ja iga katla peal oli veel kaitseventiil oli niimoodi, et kui läks punasest juba üle seier, siis see kaitseventiil automaatselt, mis oli korstna kõrval oli, üleval oli see, avanes ja niisuguse nagu pauguga plahvatas aur sealt seest välja. Ja nüüd kütmine toimus niimoodi, et sütt põletati restide peal ja sa pidid hoidma niisuguse tule, et söökiht pidi olema ühtlane, nii et restide alt paistis hõõguvad sööd paistsid. Kunagi ei tohtinud olla nii, et restide all paistab must koht. See oli väga ohtlik oli. Kui slakistus süsi, siis tuli ristinuga anda ja iga lahi lõpus tuli, kui oli 2 tulega katel, siis üks topka tuli puhtaks teha. Alguses lükkasid sööd ja slaki ühele poole kõik, siis tõmbasid slaki teisele poole ja välja, voolikuga kustutasid ta ära ja siis kas oli mussori sektor, nagu oli uutes laevadel, siis see sellega lasti veega koos üle boordi või vanemates aurikutes oli vastavad mussoripitsid, need laeti täis ja läbi korstna ventilaatori tõmmati üles ja heideti üle pardakäigu peal merde. Vot niimoodi, aga see oli väga raske siia ja võib arvestada, et nii, et umbes kuskil, kui oli seal 800 kuni 1000 jõudu masin, siis oli juba 2-3 tulega katelt oli ja sellisel laeval meres täiskäiguga sõites oli söökulu 20 kuni 25 tonni ööpäevas. Mitu kütjat siis oli? No esimese klassi kütjaid oli tavaliselt 3, teise klassi kütjaid oli kas oli 2 või oli ikka 2 tavaliselt. Ja siis oli veel katlaruumi vanem, oli üks vanem kütja ja üks trimmer oli ka. Üks trimmer, jõudis ette visata. Ja alguses, kui punkrid olid täis, siis ei olnud ette vistada vist midagi, aga kui juba hakkas sütt vähemaks jääma, siis tuli luugid, katlaruumi olid luugid, see luuk käis käsivintsiga, tõmbati, kui oli punker sütt täis, lasti alla. Ja kui hakkas vähemaks sütt jääma, siis keriti vähem ülespoole ja niimoodi. Vot niimoodi ja see oli raske amet ja kui troopikasse mindi, siis võeti mustad mehed peale, eurooplased seal palavus seal välja ei kannatanud. Ventilatsioon katlaruumis oli tavaliselt vanematel aurikutel oli looduslik ventilatsioon. Kindlasti kõik on näinud, korstna ümber on näinud 2 suurt ventilaatoritoru, mis on pööratavad tuule suunas, seda saab pöörata avausega tuule poole. Ja siis nad puhuvad õhku ülevalt alla katlaruumi kohale, sest alt keeratakse või peal või? Ülevalt keeratakse. Niimoodi, et tavaliselt need ventilaatoritorud on ju paaditekis üleval. Kas katlaruumist saab otse tekile ka? Katlaruumist otse tekile, katlaruumist tuleb
vaata, katlaruumis katel on veekindla seinaga masinaruumist eraldatud. Vanematel laurikutel seda ei olnud, aga uuematel laurikutel oli ka väljapääs, oli katlaruumi keskosast tuli kohe paaditekile ülesse, mis oli uuematel laurikutel, aga vanadel laurikutel tuli minna masinaruumi ja läbi masinaruumi restida alles üles minna ja siis said alles Ülemiste uste juurde said. Aga uuematel laurikutel oli veel niisugune asi, et kuna katlad olid rohkem forsseeritud, siis oli kunstlik tõmme, nimetati kunstlik tõmme, et rohkem sütt põletada on vaja rohkem õhku. Ja siis ventilaatorid surusid õhku surve all katlaruumidesse. Ja teine osa oli, siis oli juba, kui oli toodud juba õhusahtid, juba topkade juurde toodud, katelde juurde. Katelde sisse käisid juba õhk. Ja seda nimetati kunstlik tõmme, Howdeni tõmme, see oli üks inglise insener, Howden oli selle välja mõelnud. Nimetati Howdeni tõmme oli see oli, jah. Nii et kütteamet oli üks raskemaid ametit ja ta oli madrusele vastavalt oli ta ka paremini tasustatud, ainult kütjad ei võtnud osa mingisugustest auraalidest, millest tekkimehed võtsid osa, näiteks kui oli sadamasse sisse minek, sadamast välja tuleb, siis olid kõik mehed väljas, mitte üksi ainult merevaht, aga kui juba loots läks pealt ära, sadamast välja minnes, võeti kurss juba merele ja siis hakkas merevaht peale. Ja nii olid ja merevahid olid juba 4 tundi olid. Tagaväe Värner, tema eelistas need katlakütja ametit. Jaa, tema rääkis seda, et teda on kohutanud ära see, kui temad sõitsid linda peal ja linda peal, sa oled kuulnud seda muidugi, linda peal oli Aleksander Kaaman või Kaare, oli kapteniks ja tema ei ole ilma valinud ja siis tema räägib sellist juhust, kus nemad on tulnud, metsalaadungiga on tulnud, Botniast on tulnud ja pidid Inglismaale minema ja Taani väinades oli juba tormihoiatus ja juba siin Skagerraki minnes olid laevad seisnud tormiootel. Kattegatis, Skagerrakis, keegi pole Nordimerele välja läinud, aga Aleksander Kaaman on ristinud otse kohe vanakuradile suhu ja ütles, et said 4 tundi, said Lindenesi majakas, mis on viimane majakas on Skandinaavia poolsaarel nordvesti sõita, kui hakati juba lihtima vastu ja siis oli tulnud üks, kes on ookeanil olnud, need teavad, et ütleme, see ööksaslaine, see ei ole mitte väljamõeldus, vaid seal on tõsi taga on. Näiteks kui juhtub olema, et eelmisest tormist on jäänud ummikas järele, ummiklaine, ja nüüd juba uus torm tuleb kusagil mujalt, see torm tuleb juba ette, ummikaga hoiatab juba ette. Ja kui nüüd 2 suunda ristuvad, siis tuleb niisugune asi, et laev on korra sedapidi, korra on sedapidi, aga siis on tulnud see ööksaslaine, nagu nimetavad, ja ütles, et laine oli tulnud üle tekki, üle pakki, üle metsalaadungi ja roolimaja akendesse niimoodi, et üleval roolimaja katusel on peakompass ja peakompassist läks üle laine ja laeva tekil oli vett rinduni olnud ja poomi oli lahti löönud. No laev ühesõnaga langes ninaga täiesti kohe vee alla sinna umblainesse ja veemägi tuli üle laeva, üle silla ja kõik. Ja poomi oli lahti löönud ja nemad olid läinud seda poomi kinnitama, auraal tehti, merel kuulutati ja nemad läksid seda poomi, losspoomid on nii merel alla lastud ja tavaliselt poolt on, 2 poolt on kinnitavad trossidega. Ja läksid seda poomi kinnitama ja poom on veel uuesti löönud ühe korral. Raske metall poom kaalub oma 1,5–2 tonni ja see on Bootsmani reieluu puruks löönud. Nii et nemad olid keeranud siis otsa ringi ja tuleb merelt tagasi
ja on pootsmani andnud Kopenhaagenis kutsutud lootsipaat. Poorti, haige anti peale ja Aleksander Kaaman keeras tagasi merele ja ütles, et 4 ööd päeva rammisime niimoodi umblainesse. Ja ütles, et me ei saanudki nii kaugele, et Taanimaa manner on veel paistnud olnud. Ja siis on vaikseks jäänud ja siis, kes tagant tulid, neid olid kõik suts ja suts mööda pannud, need olid puhanud mehed, aga nemad olid vanajumalaga vägivaigas vedanud 4 ööd päeva, mehed magamata, süüa pole teha saanud, kokad olid kõik olnud masinaristide peal, vöörikajutitest olid kõik meeskond välja tulnud, kõik olid olnud laeva pupi, no keskosas mitsipi peal olnud, tead. Tavaliselt oli mahadel aurikutel niimoodi, et meeskonnaruumid olid vööri osas laeval. Ja siis laeva ohvitseride kajutid olid mitsipi osas ja masinameeste kajutid samuti, mehaanikute kajutid, ohvitseride kajutid, aga laevade kütjad ja madrasid olid vööri osas. Ütleme, kui sa vaatad niimoodi laeva vööri ossa, ütleme aurik 3 osa, no ütleme see 100-meetrine aurik. Siin on vööri osa on pakk, pakil on seal, ühel pool on madrased, teisel pool on nüüd kütjad. Siis tuleb mitsipi osa, keskosa, seal on ohvitserid on ja nüüd tuleb ahtri osa, pupi peal, vot. See laev on, vene keeles nimetavad trõhhostravnoma tiipa, no 3 saare tüüp. Aga oli eraldi ka, vot näiteks nagu Käsnomeeste Ildur oli sileda tekiga nagu päästepaat, vöörist ahtrisse, täitsa sileda tekiga. Sul on väga häid pilte, aga ma ei tea. Sai rattaga sõita seal peal. Miks sa Hildurit ei ole pannud siia pildile välja, ehk sa oled pannud nüüd, vaata, nendes Meremuuseumi toimetistes, mis me tegime. Sa oled pannud nüüd Maia sinna, kus Maia on blokaadist tulnud ja ta on roostes nagu üks roostekänkar, ainult nimi on vaevalt näha, sest Eesti Vabariigi aeg need laevad olid väga korras olid. Eks tuleb leida uus aga see pilt, mis on meie 8. toimetises on, see on just blokaadist tulles tead, vot milline ta välja näeb. See üks roostehunnik ainult. Eks see oli laeva saatus, jah? Jah. Eks see oli laeva saatus. No kui veel on aega küsimise tahad küsida. No nüüd on pea küll tegelikult. Kuidas sul tervis ja? Juba särad. Kas Tiit on pohmellis? Ei, tervis ma küsin. Ja roosa juba, enne oli valge näost ju. Ega nad sirkliga seal topkat ei pannud vähekene. Ei no, selle jutu peale sa pead sulle võib-olla topka tegema. Sirkli Adjandega, ta ei ole topka mees üldse. Tiit ei ole. Ja mina pitsi võtan hea meelega ühe. Või 2, mitte rohkem. Vaata niimoodi, no kogu sest asjast muidugi võiks väga pikalt rääkida, aga ma usun, et enamus asju meil räägitud, aga niisugusi seike on veel palju rääkimata tegelikult. Neid seike tulebki rääkida, neid ei saa ju kirja panna. Jaa, siin on mitmesugusi meremeeste ütlemisi ja vaata, need meremeeste naljad on hästi mahlakad, ega neid kõiki paberile ei tohigi panna, seal niisugusi asju ka on. Jah. No, võtma praegu, pane kinni. Jah.